Eesti on mereriik. Meie rannajoone pikkus on 3794 kilomeetrit. Meie merelähedus ja pikk rannajoon on tuhandete aastate vältel loonud soodsad eeldused kalapüügiks. Eesti kalandus on mitmekesine. Meil on kaug- ja rannapüük, sisevete kalandus ja vesiviljelus, ligi 100 kalatöötlemisüksust. Kalandussektor annab tööd ligi 4000 inimesele, kellest rannakalureid on veidi alla 2000. Suurem osa kalast püüavad kalurid Läänemerest. Tööstustes ja kaubanduses on esindatud ka sisevetesaak ning kalakasvanduste toodang. Eesti rannakalandus on koondunud 8 kalanduspiirkonda, kus tegutsevad kalanduse kohalikud algatusrühmad. Kaluriamet on pea niisama vana kui küttkorilase oma. Inimesed on pidanud kaluriametit läbi ajaloo väga oluliseks. Nii on ka Eestis kalur hinnatud tegelane. Tänu kalurile jõuab meie toidulauale väärtuslik, tervislik toiduaine. Kodumaine kala. Kes või mis on kalur? Aga kalastaja? Kutsutud ka kalameheks ja õngitsejaks. Mõtle korraks sellele, mis sul silmad ette tuleb, kui öeldakse kalur. Kas kangastus keegi, kes õngega ilusal suvepäeval veesilma ääres aega veedab, või hoopis keegi rannas pika spinninguga lanti loopimas? Või tuli silme ette keegi avamerel võrku või mõrda nõudev mees või naine? Kalureid ja kalastajaid saab eristada, kuid see ei pruugi alati lihtne olla. Näiteks professionaalne ehk kutse omandanud kalur võib ka lanti loopida või lisaks õngitsemisega tegeleda, kuid igaüks kalurina töötada ei saa. Kala püütakse Eestis kalapüügiõiguse alusel. Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse kutselist, õnge ja harrastuspüügiõigust. Tahate teada, kes on pesueht kalur? Inimesena võib ta olla ükskõik missugune, nagu enamikel kutsealadel. Mõned mõisted aitavad kaluriametit vast hõlpsamini lahti seletada. Niisiis, kalur on füüsiline isik ehk inimene, kes püüab kala kutselise kalapüügivahenditega. Kalapüügiseaduse kohaselt peab kaluril olema vähemalt rannakaluri 4. taseme kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. See tähendab, et nagu ilma autojuhi loata ei tohi maanteel autorooli keerata, pole kutsekvalifikatsioonita õigust iseseisvalt kalurina tegutseda. Vastava kutse saab aga omandada. Kaluriametiks on vaja erinevaid teadmisi ja oskusi. Peab suutma paadis õigesti tegutseda, oskama kalapüügivahendeid käsitseda, mõistma ilmastikku ja mereelu, kuidas ja kuhu kala liigub, tundma kalapüügiseadust ja eeskirja. Kõik see on vaid väike osa kaluri oskusteabest. Rannakaluri kutse taotleja peab olema vähemalt 18-aastane ja omama varasemalt vähemalt 1 aastast töökogemust rannapüügil. Töökogemust saab omandada mõne teise kogenud kaluri juhendamisel, temaga koos püügil käies. Vaata lähemalt kalurikutse.ee. Kutselisi kalureid on hetkel veidi alla 2000. Aktiivseid harrastuskalastajaid, kes suure osa aastast hobikorras kala püüavad, aga üle 30 000. Seega kalastaja, inimene, kelle hobiks on kala püüda, võib olla igaüks, kes harrastuspüügi õiguse eest tasunud. Tasumine on lihtne. Külasta pilet.ee.
kes neist 3 on kalur? Jah, tõsi ta on. Kõik võivad olla kalurid. Kutselisel kaluril ei keela keegi spinninguga püüda või harrastajal võrgul käia. Kuid kutseline kalur püüab reeglina võrkude ja mõrraga. Kalur võib oma saaki müüa, kuid harrastuskalastaja seda teha ei tohi.